Tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi 2018. Minu nimi on Markus Dvinjaninov ning minu koos tänast finaalringi kommenteerimas siin on mina, Rainer Kala. Just nimelt Rainer Kala ise. Ja oleme koha sisse võtnud teist aastat järjest siin Jõekääru discgolfi pargis, kus mängime läbi 18 korvi ning praegu näeme me enne viimast ringi siis meie tublide poiste parimaid seise. Eesotsas Silver Lätt, tema järel Siim, Albert, Kristjan ja siis juba järgmised kuumad käed seal talvisel rajal. Jah, ja siin näeme ka Silver Läti siis nii-öelda statse. Ehk siis tulemus -16 ja kõik muud jutud. Siim Isupil -15 praegu ja nagu näha siis PDGA-s võitnud ka 5 võistlust. Albertil 9 alla, 7 võitu ja Kristjan noolib siis enda esimest võitu. Ja kindlasti peab vaatama ka allkirju, need on ka tähtsad asjad, et kes ei jõudnud praegu vaadata, vaadake hiljem järgi. Aga liigume siis vaikselt esimesele rajale. Jah, tegu siis par 3-ga 99 meetrit pikk ja ütleme, et kõige lihtsam vast mängida eestkäega vasakult. Jah, et tänases mängus kindlasti on siin kõige suuremaks teguriks külm, mis nii mõnelegi mehele sai saatuslikud, aga... Jah, Silveri avav ise lähebki natukene liiga vasakule ja tegelikult lõpetabki OB-s ja jäi vist täitsa puu otsa, kui ma ei eksi. Esimesel rajal on väga lihtne eeskäega ketas kogemata justkui üle visata, et kuna korv on siiski suhteliselt pikk, siis tahad hästi kõvasti visata, mitte päris nii kõvasti kui Siim Isup viskab, sest tõenäoliselt viskab kõige kõvemini üldse. Ja leidis täpselt selle akna sealt ja tegelikult maandubki niuke 7 meetri peale. Jah, et annab endale võimalus ilusti siin kohe alustada hästi ringi. Ja Albert läheb ka eeskäega, kindlasti oleks võimeline tagantkäega siit rahulikult haiser riputama. Jah, ja see läks nüüd, ütleme, et võib-olla sai Silverilt natukene mingisuguse hirmu ja viskas kohe siia esimesse puusse. No nii, ja ma ütleks, et talviste selline Grand old man. Kindel jokker alati, jah, et Kristjan Solodov ja leiab ilusti selle eeskäe tee, küll natukene võib-olla liiga peale ja kõrgele, aga ma arvan, et mängib rahulikult siin 3, et võib-olla liiga palju ei lähegi seda 2 noolima. Ja tegelikult tal lõpetas see täitsa niukse 8 meetri peale, et täitsa niuke uuti võimalus. Et kui vaadata, jah, Silver juba siin on OB-s ja ka Albertil pole kõige lihtsam koht, mille ta muidugi lahendab väga lihtsalt, nagu ma arvasingi, ehk siis meetri peale, nagu me kõik sealt teeks. Ja Silver nüüd ongi oma 3. viset tegemas. Ja on näha ka päris kõva vist lumesadu, et ma ei tea, mis see külm viimasel päeval enam oli, aga... No ta oli niuke 14 kraadi, et natukene oli juba soojenend. Jah, ja Solodov ongi siin. No ma arvan, et siin pilt veits petab, aga kuskil 8 meetrit. Ja ma arvan, et see on... Ai. Täitsa isegi oleks võinud jääda, aga kahjuks mitte seekord. Ja Isup siit teiselt poolt siis proovimas viimast pöördit päästa. Esimese siis finaalpuuli ja ainukese finaalpuuli oma. Jah, ja jätab natuke madalaks, aga... Ja eks need lumesademed ka natuke surusid alla, seda praegu pole hullu, et nüüd on käsi soe edasi, saab kõmmutada. Ja siit lihtsalt tap-pinnid poistelt. Ei ole midagi muud kui väike spin peale, põle pealt nõks sisse ja siin läheb ikkagi straddle. Ja võetakse par. Silverile siis, kui ma eksi, bogey ja Albertile ka par. Jah, 3 parri ja Silverile bogey ja üldseis muutus põnevamaks. Siim võttis Silverile kohe sappa ja tegelikult ongi nad viigis -15 peal. Ja Albert ei ole kaugel kindlasti, et ringi ei ole kunagi läbi enne, kui ta läbi on, et ka Kristjanil on siin omad võimalused. Teine rada on 54 meetrit, aga trikk on siis siin kohale 2 Mando vood, millest tuleb täpselt keskelt läbi visata. Ja esimesena kohe siis stiil Siim läheb tagant käega putteriga, kas siis tõenäoliselt natuke otse või kerge haiseriga, kohe näeme. Jah, et ei ole väga raske rada, aga nagu need Mando puud panevad natuke mõtlema küll ja
Siimi jäi seifi, et sealt tõenäoliselt paremakäelisena saab veel nii-öelda proovida ka 2 päästa, et on selline 11-10 meetrit. Aga kindlasti Siim tagantkäe nii-öelda spetsialistina ka. Ja Albert viskab Siimu kõrval ennast. Jah, et mõlemad poisid kindlasti oleksid lihtsalt 2 pigem tahtnud, nagu kõik need teised ka, kes siin kohe pilti meil astuvad. Ja Kristjan läheb hoopiski eeskäe väikse Annukaga peale, laseb fleksida, aga samamoodi kuidagi see vasak nurk tõmbab. Ma ei tea, kas see vasak puu seal oli siis nii ilus või mis värk oli, aga siin näeme juba galeriid ilusatest meestest, teised mängijad, kes pole siiakord nii kaugele jõudnud, aga kindlasti plaanivad järgmine kord. Ja Silver lihtsa eeskäe spinniga viskab see korvi alla ja ei tee teist nägu ka. Ja Kristjan on nüüd drop-zoonis, mis on niuke 13-14 meetri peal ja no julmur-kulmur võiks öelda, et väike naeratus ja kõnnime edasi, eks ju, lihtne. Kas see oli nüüd 3 või see oli? 3, jah. Aha. Ja Siimul on siis võimalusele pöördid päästa siin, et põlve pealt ja natukene sellise langeva haiseriga läks, et ma ei tea, kas oli midagi ees või ta ei tahtnudki, et see ketas võib-olla liialt kaugele pärast veereks või oli see mingi 3. põhjus, aga Albert siin vahepeal jällegi ilusti võtab selle pöördi ära ja saab edasi liikuda. Ja Siimule parr ja Silver peaks pöördi sisse tõstma, kui ta ei üllata ja ei üllata. Ja ütleme, et tuldi üsna valutult läbi, et samas siit oleks kõik tahtnud kindlasti pöördid. Ja, aga ütleme, et see külm ja olukord ka muudab seda kõike. Jah, 3. rada siis 92 meetrit, par 3, niuke ehtne niuke tagantke rada, ma võiks öelda, et niuke sirge vise, mis siis lõpuks võiks natukene vasakule feidida ja lõpus on ka OB ja ka paremal, et kui siiski paremal OB-s on päris raske, ma arvan, jõuda, et pigem nendel poistel siin võib-olla, et kui natukene läheb liialt palju jõudu sisse, et siis äkki läheb üle, aga Albertil just kui jääb hoopiski kuidagi jõudu siin väheks, et oleks kindlasti tahtnud kaugemale jõuda. Ja Silver läheb mingisuguse keskmaakettaga, kui ma ei eksi. Tundus küll, jah. Ja jätab ka lühikeseks, et saab küll nagu selles mõttes proovida veel 2, aga pigem tahaks ikka seal nagu lähemal olla. Nüüd on ainult küsimus, et kas Isup mängib läbi esimese tiiala haiseriga või läheb ikkagi otse, et kas... Ta vist läheb otse, sest tal on putter käes, et kui me eelmisest aastast mäletame seda, siis see ketas läks tal sellel samal rajal natuke pikaks, tundub. Ja, no sellepärast võib-olla olekski nagu hea on läbi esimese tiiala mängida, et see ei ole nii pikk ring ka, et saad, ma arvan, 100 meetrit sinna, 100 meetrit tagasi, et putteriga see ei tohiks väga raske olla. Ja tegelikult me nägime, et ka nii-öelda seeniorite klassis üks vanem äärasmees siis sealt kaudu läks ja tegelikult täitsa putile jõudis. Solodovil nüüd kindlasti liiga vara käest minema ja ütleme, et oli õnne, et oli niuke... Jäi ikkagi sisse, jah? Ja ühe kettajagu oli veel sees. Ja see on vist ainuke viis, kuidas sinna paremale peaaegu OB-sse jõuda, et tõesti see eeskäsi niimoodi... Ja päris aus katse. Natukene mööda, aga... Ei jäta kunagi mingid võimalust panemata, kindlasti Kristjan talvel igalt poolt väga ohtlik puttimises. Ja Albertit lihtne eeskäe lähenemine putteriga tõenäoliselt. Ja Silverile selline ka väike pikem putt jäänud. Jah, ta on ma arvan, mingi 17 meetri peal. Ja tundub, et asend ei olnud nii mugav, et... Jah, tõenäoliselt läks selline 50-50, et kui kukub sisse, siis on hästi, kui mitte, siis võtame 3 ja lähme edasi, et nii-öelda ilma konditsioonid ei luba just mingid imesid väga teha. Ja Siim ka, ma arvan, et kuskil 12 meetrit ja paneb oma asja teele ja see on kotis. See on korvikotis ja tegu on siis muidugi Diskstar korvidega, kotikorvidega, kui ma ei eksi, ja Kristjan päästab siit. Jah, et Kristjan puttis tegelikult terve nädalavahetuse väga-väga kindlalt, et saigi igalt poolt proovima minna, et kui nagu nii-öelda see comebacker mingi 7 pealt tuli, siis väga ei pabistanud. Albert vasakusse korvinurka ära ja punase mütsi pealt, ma arvan, see päkapiku müts tuleb, see võib-olla jõulude ajal toodi, et nüüd on hea kasutusse kohe lasta. Silveril samas selline läbijoov sinine, et kas mängib sellise Eestimaa tooni peale või ei tea, aga saame pärast uurida kindlasti.
ja tulemused siis Siim ja Silver tasa -16 peal, Albert -10 ja Solodov -9. Jah, ja ring ei ole alanud just, kui saaks öelda väga, väga kuumalt, aga pole ka midagi hullu, et radu on veel palju ees. jah, ja neljas korv, par 3, 73 meetrit ja tegelikult nädalavahetuse kõige kergem korv, vähemalt statistika järgi, et keskmine tulemus oli sellel kogu pundi peale 2,8 ehk siis kenasti alla parri ja keskmine tulemus siis kõikides klassides. Et seal on kõikide klasside peale kokku, jah? Jah, et siin olid veel naised, seeniorid ja mina, et ka mina sain ühe kätte sealt, teist ei saanud mitte üldse, aga isub eeskäega nii täpselt lihtsalt nagu seda radaga mängitakse, viskab 3 meetri peale ja tõenäoliselt võtab pöördi. Jah, ja Silver nüüd lootis paremat skippi kindlasti, aga noh, jah, oleks võinud olla parem, aga ka ringis sees juba kindlasti. Jah, 8-9 meetrit. Nii, vaatame. Albert Tamm, eeskäsi, kollane ketas, punane müts, üleni mustas. Mida ta teeb? Aurub suu ja läheb. Ja nagu näha on, siis lund hakkas järjest rohkem sadama, et ja Albert viskab ka sinna 3-4 peale, et ei tohiks probleeme olla. Ja mis meil Solodovil siis varuks on sellel kõige lihtsamal rajal siis, et paneb ka niisuguse kõrgemale rohkem, et mitte seda skipi nii palju. Opohoi! Ja ütleme, et ei olnud palju puudu, et oleks saanud siin see oleks olnud teist aastat järjest finaalpuulis väikene selline, ütleme, hole-in-one'i pidu, et eelmine aasta Silver Lätt viskas siin, kui ma eksi, ülejärgmisel rajal. Ja, 6. korvil. Ja, et see oli väga lähedal praegu. Ja Silver pani vahepeal sisse ilusa pöördi, sama teeb Siim ja tõenäoliselt ka Albert. Ja lõppude lõpuks ka Solodov ning ongi lihtne rada mängitud täpselt nii, nagu Leaderpool eeldaks. Jah, ja võib-olla nende pealt siis keskmine nii madal tuligi, et jah, tõenäoliselt, mitte meie pealt. Meie pealt ei saanud tulla, et kuigi me olime ka hästi tublid. Ja näed, rituaalid ja ütleme, kõik jäi samaks praegu. Kõik liikusid punkti võrra madalamale. Ja järgmine rada on siis esimene par 4 Jõekääru rajal, siis rada number 5 pikkuseks 141 meetrit, mis siis alguses nõuab sellist otseviset või kergelt paremale feidivat eestkäeviset ja järgmiseks siis vastavalt olukorrale, mis eest lõiad, kas siis tagantkätt, eestkätt või midagi kolmandat. Just, et kui ma eksi, siis siin kõik nii-öelda Leaderpooli mängijad lähevad ikkagi tavadrive'iks eestkätt viskama, et see on kuskil, ma arvan, 80 meetrine eestkävise, et olla päris heas kohas juba. Ja ainuke viga, mis siin teha saab, ongi see, et sa jätad oma viske natukene lühikeseks ja oled seal enne just kui võsas, et Siim siin pigem viskas kindla peale natuke üle, kuigi sealt vist tagantkäega on ka suhteliselt hea, et pigem ongi siin viska pikaks, kui jäta lühikeseks, et lühikeseks ei ole nagu midagi suurt teha seal. Jah, et me sellel korral loeme siin Markusega seda sisse restorani köögis, et vahepeal on kuulda ka niisugust lihatampimist, et meil õhtul on niisugune pidulik õhtusöök. Ja Albert läheb ja täpselt Albertil juhtuski nüüd see, mida ma ütlesin, et tavas küll vasakut puudu, võib-olla natuke õnnetult ja tänu sellele jäi lühikeseks, et sealt on kordadest raskem nii-öelda läheneda kui viske puhul, mis läheb pigem pikaks. Silver nüüd sai väga õnneliku kiki, et no kui ta oleks muidugi läbi läinud, siis ta oleks võib-olla juba päris kaugele jõudnud, aga jah, seda ei tea, aga Solodov läheb natukene liiga lähedalt, et seda kindlasti ei taha teha, kui just täielikult nii-öelda läbi ei õnnestu sealt juhtuda, aga jääbki kinni sinna täpselt nii nagu karta võis. Ja teine vise on seal tõenäoliselt ka mingi väga ebanormaalne, ebaharjulik selline jalgade hoidmine, mis seda viset raskemaks teeb, et ta lähebki rahulikult nelja mängima ilusti sinna fairway peale ära, et tõenäoliselt par ja edasi minek. Ja nüüd ongi Silveril on nii-öelda vaba maa ees mõned üksikud puud ja et ta ei, ütleme nii, et see auk on suur, aga ta ei ole ka liiga suur, et Silver ilusti eeskäe keerab siin üle ja jõudis täpselt üle selle künka. Just.
et sealt on üsna lihtne. Siit me saame näha sellist akrobaatika number 3, asend poos number 5 ja või siis Rainer Lipand öeldakse just. Nõmme metsade vahel selle kohta. Ai. Aga nagu näha on, siis mees on Lõuna-Eestist ja kui niisugused viskeid tahad õppida, siis tuleb minna keskusesse või tulla Nõmmele. Jah, ja Isup siin läheb sellist tomahawki viset tegema, mida Lõuna-Eestis kindlasti õpetatakse palju. Et vaatame, kuidas see meil õnnestub. Ja tegelikult, siit ei ole, tegelikult vist oli isegi natuke näha, et ta saab ikkagi seal puu ja on kuskil, ma arvan, 20 meetrit korvist. Ai, ta nii kaugel jäi, tundus, et oli juba nagu lähemal. Jah, Solodovil sul suurt midagi teha ei ole, et viskab korvi all ära ja liigub edasi. Ja jah, see võib-olla on isegi 20, võib-olla pigem natukene alla, aga Albert kindlasti läheb seda proovima, kuna siin midagi kaotada ei ole, taga midagi ohtlikult ei ole. Ja kindlasti võiks see ka... Ja, ei olnud palju puudu. Jah. Et siit rajalt pigem, ma arvan, kõik 4 mängijad tahaksid ka saada, et ma ei tea küll, mis Statistikaamet meil ütleb Emori uurimiskeskus, aga ma eeldan, et siit võeti ka päris tublisti pöördisid. Jah, siit võeti päris hästi. Samas siin on ka lihtne ikkagi metsa vahel ära eksida, et mine tea seda. Nägin isegi paari sellist huvitavamat lähenemist korvile. Ja, Siimul nüüd ikka konkreetselt vasakult mööda, aga peaks lihtne parr olema. Ja tegelikult jääb ainult üks pöördi, et ma ei eksi. Just, Silverile pöördi ja kui ülejäänud 3 mängijat suudavad sealt 3-4 pealt ära realiseerida, siis neile parrid. No ütleme, et ei tohiks jääda probleemiks. Jah, aga ikkagist tuleb meelde tuletada seda, et on tegu finaalringiga ja tead. Absoluutselt, kaamerad, lilled, allkirjastamine, lumi, tühi mets, rohelust ei ole, ebameeldiv situatsioon. Külm. Ja minul oli küll, nii palju kui mina mängida jõudsin seda ilusat võistlust, oli küll ketast käes hoides selline tunne, et see asi, mida sa käes hoid, et see küll nüüd ketas ei ole, et see on pigem selline 4-kandine telliskivi, mis on umbes 10 aastat olnud jää all ja siis sa pead seda kuidagi viskama nii, et ta võtaks aerodünaamilised omadused ja hakkaks lendama kuskile suunda. Aga neil poistel vist väga vahet ei ole. Albert siin... Natukene ikkagist, jah. Minu jutu peale võib-olla segasin, vabandust, jah, muidugi aru saadab. Pole mõtet kõigest ka rääkida, mis pähe tuleb, aga Solodov paneb sisse parri ja liigume edasi. Ja Silver ongi nüüd 1 punktiga, 1 viskega ette läinud Siimust, et jah, aga ikkagist on kõik veel väga põnev. Samal ajal võib ära märkida selle, et teises kaardis tegi tegusi Rasmus Metsamaa, kes oli selleks hetkeks, kui ma eksi, võtnud 4 või 5 pöördit, ja oligi tegelikult juba ise 3. tõusnud, et... Okei, kõik rajad olid siis tal võetud justkui? Okei, tal oli 4 vist selleks hetkeks, jah, et nüüd tuleb 6. rada. Et jah. Pigem oli ühesõnaga hoog sees. Hoog oli kõva, jah. Ja siin samas eelmisel aastal, siis nagu ma enne rääkisin, juhtus sama asi. Sinise kättaga Silver viskas, polnud tal küll sinist vesti, aga vaatame, kas see aasta. Seekord jääb natukene lühikeseks, aga samas on ikkagist 6-7 meetri peal, et sealt temasugune mängumees peaks juba ikkagist korvile vähemalt pihta saama, kui mitte sisse viskama. Jah, pihta oleks juba päris hea. Et ma tean ühte meest, kes teisel rajal eriti ei saanud pihta ja käiski seal ümber korvi üsna pikka aega, et kuulikaaslased juba olid järgmisel tiilil väsinud. Kihelisid edasi minema. Aga siin Isup viskab vahepeal eeskäega, nagu traditsiooniks on meil siin rajal ja sama jätkab ka Albert. Ja Albert läheb natuke vara sisse ja tundub, et jah, saigi kohe kopsa ja ega sealt 3 peaks ära mängima ikkagist, aga midagi lihtsalt ei ole. Siin rajal tegelikult suuremat vaja ei ole, kui sinna vasakul auku ära visata ja ainus viga, mis sa siin teha saad, on samu mis eelmisel rajal, et viskad selle eestkäe liialt metsa peale, et kui sellest suudad nii-öelda eemale hoida, siis justkui võiks olla ikkagi pöördivõimalus sul mingisugunegi olemas. Et kindlasti Albert soovis siin vähemalt 10 meetri sisse saada, kui mitte lähemale. Ja nüüd Alberti lähenemine tegelikult jääb ka veel mingi 7 meetri peale ja sellel korvil 7 meetri peale ei ole veel nagu nii kindel olla, arvestades veel seda, et viimasel korvil Albert ka 3 peale ennast teab, mis kindlalt ei tundnud, et Solodov siin 20 pealt kindlasti tunneb ennast üsna kindlalt, et ei ole palju puudu. Ei ole, aga ei jäta ka ruumi vaata, et läheb ikkagi täiega ründama, teab, et midagi pole enam justkui tagasi hoida.
just. et läheb nii-öelda maksimum mängu tegema, mis kindlasti rahvale on tore vaadata ja Albert siit paneb ilusti ära. Päästab ära 3 ja kindlasti siit küll nii-öelda Pogiga ära minna ei tahaks tegelikult, et siin pigem annad ikkagi Pogiga 1 punni, kui mitte 2 punni järele, eriti siis nii-öelda finaalpuulis. Ja nüüd Kristjan ongi siin, ma arvan mingi 6-7 äkki või. Ja panebki siis, ütleme niimoodi, et ma arvan nädalavahetuse esimene eksimine talle. Kui mitte üldse viimase poolaastaku esimene eksimine, et siin ta ise enam statistikat väidetavalt ei pea, kuna esimene see suurem vihik sai täis neid nii-öelda sisse pandud putte, neid, mis ta mööda peal neid kirja ei pane, et noh, eks peab endale tagast küsima Instagramis või WeChatis või App Messengeris või mingis kolmandas asjas. Ja Isupile ja Silverile pöördid, Albertile parr ja Solotov kahjuks peab siis 4-ga leppima sellel korvil, et annab natukene Albertile edu ja teades, mis teises kaardis ka nii-öelda toimub, siis läheb aina keerulisemaks see poodiumi koht. Ja Siim ja Silver liiguvad suhteliselt ühes rütmis, väikeste vahedega, Albert ja Solotov siis natukene eemal hetkel, aga midagi pole veel läbi. Just. Ja 7. rada, par 3, 115 meetrit. Tegu siis suhteliselt nii-öelda flati rajaga, mõlemal pool OB ja ka nii-öelda korvi taga, et siin võimalus minna nii tagantkäega, eeskäega, nii otse peale Haiseriga kui ka mis iganes 3. viisiga kellegile mugav minna on. Ja Silver tegelikult keerabki siin natukene üle selle ja tegelikult on päris palju õnne, et see ketas üldse sisse tuli. Inimesed jäid terveks ja ütleme nii, et on putil, küll pikal, aga putil. Okay. Ja Siim läheb siis nüüd tagantkäega, arvatavasti plaanib niisugust kõrget parempoolset Aiserit, aga kahjuks tuleb nagu väga vara käest ära see asi ja ütleme, et lõpetas kahjuks OB-s. Sellega kindlasti rahul ei saa olla, eriti kui teine mängija, kes 1 punkti jagu ees on veel nii-öelda just kui OB-st vastupidi sisse skipib, et siis muidugi see väga lihtne viga nii-öelda Siimult sellist taseme mängijalt, et seda sa nagu ei eelda, et sa nii lihtsalt ikka kuskil rajal teed, aga mis sa teed, mõnikord juhtub seda ja pole midagi, tuleb edasi minna, et radu on veel küllaga ees. Ja Albert nüüd lähebki sealt paremalt poolt, et tegelikult oli seal niisugune vastutuul, et ma olin ise seal künka juures ja tegelikult sealt poolt oli nagu palju paremini tunda seda, et võimalik, et see vastutuul selle nii-öelda kette nagu püsti tõstiski ja tegelikult sinna põõsaste poole ära viis. Õnneks seal pool OB-d ei olnud, et aga põõsastest seda kinni jäi? No, ütleme, et põõsastest ta lõi sinna põõsaste alla, et ta saab tegelikult päris lihtsalt teist viset teha. Solotov läheb nagu rohkem otse peale, võib-olla siis üritab nii-öelda natukene kuidas öelda, seifimat mängida, aga see ikkagi jäi päris... Ta jõudis tegelikult korviga kohakut, aga jäi paremale poole, et siin Pärnus seda tuult jagub ja tänu sellele ka kõik need avatud visked ei ole väga lihtsad. Ja ka seesama lähenemisvise, ükskõik kui kaugel sa oled, on igatepidi siin eriti talvel suhteliselt selline ohtlik, et sa ei taha kunagi sellele lähenemisele mingit nurka jätta, et ta võiks kuskile veerema hakata, et Albertil siin õnnelikult jäi sinna kuskile 4-5 meetri peale, kui ma ei eksi. Ja Siimul samamoodi kuskil 3-4 peale, et ega sealt ei ole mõtet proovima minna. Ma tean ühte meest, kes kindlasti läheb proovima ja ma arvan, et Kuldar Parv läheks kindlasti. Leivanumber ikka, pikad putid. Jah, aga siin ma arvan, et Solotov teades veel, mis seis on, ta nagu enam eriti tagasi hoia, niisugune võitja mentaliteet on sees ikkagist, et... Ma arvan ka, et ta liialt ei muret selle pärast, et kas ma nüüd jään 4. või 3. või 5. et üritab ikkagi maksimumi minna võtta ja noh... Tabab rauda ja selles mõttes, et ideaalne lähenemine ja 2 meetri peale. Mõndadel külgedel seda lund on vähe rohkem sinna nagu... Oih! Aga tegelikult siin nurk petab, tegelikult ta ikkagi niisugune 4-5 peale, et ei ole hullu midagi. Või isegi jäi veel vähem, et Albert putib isegi enne teda. Jah, kõik jäid ilusti sinna ikkagi nii-öelda korvi lähedale oma lähenemistega. Küll siin peab siin kahjuks juba põugiga leppima, aga kindlasti oleks Silver oma putil tahtnud kas või seda korvi puutuda, et tõenäoliselt ta ei plaaninud seda nii õnnetult korvist mööda tehta, aga noh, mis sa teed selle külmaga, on need lood nagu nad on. Ja Solotov täpib sisse oma parri
ja Siim siis kahjuks bogey. jah, loodetavasti. Et ega siin tead, jah, ilusti. Ja hakkasin juba korraks tead kartma, et mis värk nüüd on ju. Nii, ja Silver saab 2-punktilise edu nüüd Siimu ees, et ja vahepeal teisest kaardist 7. korvil Rasmus Metsamaa suutis veel ühe pördi võtta, et liigub rütmis ühesõnaga. Liigub rütmis, jah. 8. rada, par 302 meetrit. Suurema käega poisid siis lähevad paremalt üle metsa Aiseris või siis eestkäega vasakult üle metsa ja ütleme väiksema ja täpsema käega poisid lähevad siis otse koridorist, et OB-si siin ei ole. Ja Silver lähebki vasakult, aga see on nüüd jah, küll liiga üle keeratud kahjuks, et jah, ja tegelikult jah, nüüd 15-20 jäi siin. Ja ütleme nii, et jah, see paremalt ja vasakult ülevalt minnes see kindlasti tohi seda, et sinna esimestesse puudesse kummalegi poole kinni jääd, et siis võib olla ikka täielik pahandus, et selles mõttes pigem visata üle ja oled ka see pikal putil, aga saad justkui võimalust vähemalt. Ja Albert läheb väga ilusa joonega ja ütleme nii, et on üsna pargitud. Ja väga ilus vise Albertilt. Noor keha annab igasuguseid võimeid, tead, et Albert, jah, ilus. Ja Solodov, kas läheb keskelt või läheb vasakult? Solodovil on üsna täpne käsi ja läheb ikkagist keskelt. Ei hakka liialt kulutama energiat, et siin on veel mõned rajad minna ja pärast võib-olla vaja koju sõita ka, et viskame ikkagi otse ja ma arvan, et jõudnud sinna metsa äärde, et kust jaa, sealt ei tohiks väga raske olla. Ja vaatame, kas Isup mängib üle pilvede või jääb seekord allapoole piiri. Jah, et ma arvan, et kui korra käib seal ööklubi Sugar ees ära, aga ei. Assas sade. Ja tegelikult saigi kohe selle ladva ja ütleb nii, et maandus üsna, me näeme veel, üsna kehva koha peal, et sealt tuli jälle see Lõuna-Eesti relv välja võtta. Siin võib olla juba see parripäästmine selline raske, olenevat mõni, kui palju ta selle oksi ees on, aga nagu me näeme, siis siit kaamerapildis on ikka väga palju neid peenikesi oksi, mida sa kunagi ei suuda tegelikult ette näha ja nende vahel navigeerida seal, aga ja saigi tegelikult seal kohe esimese oksa ja ma arvan, et kuskil Solodovi kõrval enam-vähem vist. No ühesõnaga juba parripäästmine on selline ikkagi päris keeruline. Jah. Aga Solodov kindlasti ei päästa parri, vaid ründab siin pöördit. Ja ütleme nii, et see korvi ümber ta käib nende pikkade puttudega. Praegu veel pole päris seda nii-öelda sihikut täpseks timmind, aga anname aega. Ja Silver läheb ka siit täitsa ikkagist proovima ja ei olnud palju puudu, et jah. Sellise pehme langemaga, et ei ole vaja pärast kuskilt kaugelt tagasi tulla enam. Ja Siim oli natukene küll Solodovist kaugemal ikkagist, aga ikkagist siit on oma 15 meetrit korvini. Siimul juba on üks pikem putt sees, et siin nagu nii-öelda kindlust võiks olla. Ja natukene lühikeseks jäi ainult. Ja Albert on saanud siin nagu juba teiste viskeid päris pikalt vaadata ja nüüd on variant, et lõpetab selle korvi ilusti pöördiga. Ja nii on. Jah. Ilus pöördisid ainukesena siis liiderpoolis Albertilt, tagantke Haiseriga paremalt ja teised, kes võtavad siin parri, kes võtavad isegi bogey. Jah, ja see muidugi tähendab seda, et Silver läheb juba Siimust 3 viskega ette, et 3 viset on juba täitsa soliidne edu, et ja et Siim tõenäoliselt ei eelmisel ega ka sellel ajal, mis just mängiti, ei plaaninud bogey't võtta, et ei ole seal tegelikult nagu nii raske seda parri või pöördit hoida. Just, et pigem praegult need 2 viimast korvi mitte Silver ei ole võtnud, vaid Siim on andnud, et kahjuks küll. Aga 9. rada on 116 meetrit ja par 3. See on siis ka selline vähe pikem vise, et tagantkä mehed mängivad, ma ei teagi täpselt, kuidas tegelikult, keskelt otse. Et tegelikult ma arvan, et mängitakse ikkagist vasakule selle vasakpoolse selle tuti peale seal ja üle minevad. Et tegelikult mina olen enda jaoks avastanud, kuna ma olen ikkagist väga hea mängumees, et viska see vähemalt nii kõrgele, et kui sa nagu reliisid selle valel ajal, siis sa lähed vähemalt üle nende parempoolsete puude, mis just nagu Albert teebki, küll see ei lähe muidugi tal nüüd piisavalt üle. Samas siin natukene jah, kas jäi seda
jõudu väheks või kuidagi kiiresti läks peale, et kindlasti päris nii on plaanitud see vise. Ja eeskäega mängitakse siis umbes niimoodi, küll tõenäoliselt Silver ei tahtnud nii palju seda ketast üle keerata, seal on oksad ja vise võib isegi pikaks minna seal korvil niimoodi, aga vaatame, näeme, kus ta on täpselt. Ja Solodov mängib tagant käega. Jah. Ja see on nüüd nagu, aga ikkagist ka ei lähe piisavalt üle, et ütleme Solodovi raadiuses kindlasti 20 meetri putt. Ja isub tagant käega ka, tõenäoliselt tahab seda natukene üle keerata ja loodetavasti siis korvi juures maandada. Jah, et viskab väga kõrgele. Aga ta väga ei visanudki praegu, et vaatasin. Jah, et nagu umbes nii see vise võiks välja näha ja peaaegu saime siin Kallele pihta. Kalleke, jah. Kallet läheb ka järgmine olnud kaamera taga vaja, nii et seepärast me siis ikkagi teda hoidsime. Aga Albertil ei ole väga mõnus koht seal, ütleme, Mati tupsu sees, et väike pilu on ja saab sealt 6 peale. Midagi sellist. Jah. Et Solodov on isegi, ma arvan, juba täitsa korvi all tegelikult, et siin on nagu vaja sirutada ja jalaga lükata ja ega ta tegelikult midagi rohkemat ei olegi. Ja Solodovi jaoks. Nagu... Jah, tundus, et oligi liiga lähedal, et... Jah, see oht tal on, et kipub lähedale minema poiss. Silver on, tabab seal seda korvi katust. Ahah, ta tahtis niimoodi ülevalt ja alla, et kukuks. Okei. No vaatame, mis ta järgmisel teeb. See kord ei õnnestunud nii hästi. Ja Siim on ikkagist ka ringist väljas, et... Jah, äkki selline 11, 12. Neerib siin oma... Kas see Rekka segab teda nüüd või ei sega? Vaatame kohe, ketas on teel ja... Segas, et see Rekka pealt tulnud see tuule hiil vist oligi see. Ja fabritsiidid, mis seal lendasid kindlasti. Need ka nii-öelda ei lasknud kettal päris omad, et teha. Ja Solodov... ütleme, et... Jah, teeb siin nagu rahva jaoks selle keskendumised, ega muidu seda keskendumist. Ja nagu näha on, siis on ikkagist ühepäeva klubist inimesed välja saanud juba ja... Jah. Tegelikult oli täitsa tore oli vaadata, ma arvan, et lõpuks oli seal niuke oma 40-50 inimest, kes siis seda külma troitsides selle liiderpooliga kaasa käis. Huvitav oleks näha, et kui palju näiteks suvisel ajal nüüd seal samas rajal inimesi oleks vaatamas, ütleme suviseid meistrikaid siis finaalid, kui oli see 2 aastat tagasi, kui suvised olid seal, siis oli ma ei oska nüüd öelda, aga ikkagi kõige rohkem inimesi, kes üldse nii-öelda läbi aegade, ma arvan, Eesti suviseid vaatamas on käinud. Üldse võistlus, nii-öelda Eesti võistlus. Et huvitav oleks näha, kas see tuleks inimesi rohkem, kuna mängijate arv on ikkagi kasvanud. Kindlasti tuleks. Ja selline oli siis meie esimesed 9 korvi, et seisud on põnevad. Silver -19, Siim -16, Albert -12 ja Kristjan -9. Et... näeme varsti. Just.